Nüüd pöördume Gaza poole. Sajad palestiinlased tulid reedel Gaza tänavatele, et protesteerida Hamasi terrorirühmituse vastu, mis on haruldane avalik meeleavaldus. Kuid enne kui meeleavaldused üldse algasid, hakkas Hamas juba ähvardusi esitama. 26. juunil olid kogu Gaza sektoris kavandatud protestid 18 erinevas kohas, kus Gaza elanikud nõudsid Hamasi relvitustamist ja võimu üleandmist üleminekuvõimule. Kuid need, kes siiski kohale tulid, kohtasid igal ristmikul Hamasi relvastatud mehi ning usulist otsust, mis kuulutas protestid keelatuks. Ja selged hoiatused, et igaüks, kes kohale ilmub või isegi internetis sellest postitab, koheldakse Iisraeli koostööpartnerina ja hukatakse koha peal. Mitmed arreteerimised, peksmised ja tapmisähvardused näivad olevat rahutused maha surunud. Ja meie järgmise külalise, Gaza päritolu aktivisti Ahmed Fouad al-Khatibi sõnul mõned üle kuulati ja pandi vahi alla Al-Ahli Araabia haiglas, mida tuntakse ka baptisti haiglana, mida Hamas nüüd kasutab oma operatsioonibaasina. See on seesama haigla, mida sõja alguses tabas vigane Palestiina islami džihaadi rakett, tappes sadu inimesi. Rünnak, mille New York Times ekslikult omistanud Iisraeli riigile. Tahaksin nüüd pöörduda Ahmed Fouad al-Khatibi poole, et sellest rohkem teada saada. Ta on analüütik ja vanemteadur Atlantic Councilis. Te ütlesite isiklikult, et Hamas kasutab Al-Ahli haiglat, mis on mõeldud haigete ja haavatute ravimiseks, ülekuulamiskeskusena. Rääkige meile, mis nende protestide ajal tegelikult juhtus ja mida me teame selle kohta, kui palju inimesi tegelikult kohale tuli. Alguses olid teated, et inimesed kartsid tänavale minna. Mis tegelikult toimus? Kindlasti. Kahjuks on osa ringelnud videomaterjalist ebatäpne selles mõttes, et see pärineb eelmise aasta varasematest Hamas vastastest protestidest. Ja nii juhtuski, et Hamas mobiliseeris täielikult nii oma valitsusaparaadi, Hamasi valitsuse, julgeolekuteenistused, kui ka Al-Qassami brigaadide terrorirühmitused. Need mehed, kes tegelikult viisid läbi 7. oktoobri rünnaku, kellele liitus Palestiina islami džihaad, mis pakkus vabatahtlikult täiendavat tulejõudu ja tööjõudu, et maha suruda kõik määratud protestid. Et tõsta esile kannatusi, raskusi ja väljakutseid, millega inimesed kogu Gazas silmitsi seisid, ning nõuda Hamasi võimu lõpetamist, mida enamik Gaza elanikkonnast on hakanud pidama peamiseks takistuseks üleminekule, mis võiks tuua kaasa ülesehitustöö. Ja NCA ehk Gaza haldamise rahvuskomitee ehk tehnokraatliku komitee tulek. Ja nii juhtuski, et Hamas mobiliseeris täielikult oma meediaaparaadi ja julgeolekuaparaadi mitte ainult Al-Ahli haiglas, kus minu isiklikud sõbrad tegelikult kinni peeti, piinati ja sunniti lubama, et nad ei osale nendel meeleavaldustel. 26. juunil. Kogu Gaza meditsiini infrastruktuuri, sealhulgas Al-Aqsa haiglat, Deir al-Balahis ja Nasseri haiglat Lõuna-Gazas kasutati samuti meeleavaldajate ülekuulamiseks ja mahasurumiseks. Kahjuks ei toimunud reedel peaaegu üldse proteste, nagu oli plaanitud, kuna Gaza oli täielikult hirmu all ja täielikult alla surutud. Tuhanded ja tuhanded terroriorganisatsioonide liikmed takistasid inimestel tänavatele tulemast. Seega, selguse huvides, need videod, mida me sotsiaalmeedias nägime levimas, olid tegelikult varasematest protestidest ja inimesed olid lõpuks liiga hirmul, et tänavatele minna, kuna toimus massiline mobiliseerumine. Võib öelda, et see oli see, mis Hamasest veel järele on jäänud. Õige. Ja oli väikseid kogunemisi. Ma ütleksin, et mitte rohkem kui 100 inimest, mis toimusid mõnes üksikus kohas, ning need suruti väga kiiresti maha ja hulk inimesi arreteeriti. Aga tegelikult me ei näinud demonstratsioone aset leidmas. See ongi väga täpne, see ongi see, mis tegelikult juhtus. Ja kahjuks ongi Hamas niimoodi suutnud neid proteste maha suruda. Tead, ma pean lihtsalt ütlema, et ilmselgelt maalid see väga sünge pildi olukorras koha peal, arvestades, kui palju võimu Hamasel endiselt on. Kas sa ütleksid, et need planeeritud protestid peegeldavad laiema Gaza elanikkonna meelsust või on see pigem väiksem osa elanikkonnast, kes on Hamasiga rahulolematud?
kahtlemata ma ütleksin, ma jään oma hinnangu juurde, et enamik Gaza elanikkonnast on erinevatel põhjustel Hamasi vastu. Ja lihtsalt Hamasi vastu olemine ei tähenda, et sa oled Iisraeli pooldaja. See ei tähenda, et sa ei oleks pahane selle üle, mis pärast 7. oktoobrit juhtus, sealhulgas Iisraeli vastuse üle ja nii edasi. Aga ma ütlen seda selleks, et tuvastada võimalust. Sellegipoolest on enamik elanikkonnast väga selge seisukohaga. Hamas on takistuseks ülesehitustöödele. See on takistuseks paremale elule ja paremale tulevikule. Hamas on põhjus, miks inimesed elavad endiselt telkides, viletsates elamistingimustes, prügi igal pool, kanalisatsioon, närilised, kahjurite levik. Sest ükski doonorriik, ei araablased, ei eurooplased ega keegi teine ei kavatse investeerida sentigi ülesehitamisse. Riskiga, et Hamas võib lihtsalt 5 või 10 aasta pärast alustada uut sõda. Ja kõik märgid viitavad sellele, et Hamas kindlustab end uuesti, püüab end uuesti üles ehitada, isegi kui ta pakub näilisi samme. Et siin loobutakse mingist kontrollist. Siin loovutatakse osa valitsusaparaadist. Kuid tunnelid on endiselt olemas. Hamas hoiab oma relvi alles ja Hamasil ei ole mingit kavatsust Gazast kontrollist loobuda. Nii et jah, need protestid on tõepoolest, ma ütleksin, Gazas valitseva seisukoha peegeldus. Kuid inimesed on hirmul. Ma mõtlen, kujutage ette inimesi Põhja-Koreas või Putini Venemaal või Lukašenka Valgevenes, kes üritavad oma vastuseisu väljendada. Ja Raade on hea näide sellest, kui ohtlik see võib olla. Aitäh, Ahmed, et meiega nagu ikka liitusid. Väga huvitav oli kuulda, mida sul oma allikatel koha peal öelda on. Aitäh!